Tere tulemast tagasi saali ja me läheme edasi pitchimistega. Esimesena palun siia Barbi Pilvre ja Fenno-Ugria asutus. Aplaus! Aitäh selle võimaluse eest tutvustada Fenno-Ugria asutuse tegevust, mis on küll kultuuriasutus, MTÜ, kuid sobib hästi siia kestliku arengu üritusele, sest meie tegevuseks on pärimuskultuuride tutvustamine ja edendamine, soome-ugri rahvaste tutvustamine ja ennekõike siis võib-olla selliste traditsiooniliste eluviiside neist rääkimine, sest need rahvad on meile ennekõike huvitavad just läbi loodususundite, mida nende juures on säilinud ja võib-olla selliste nagu ajanihete tõttu, mida me nendega suheldes ka tajume, et me rändame iseenese minevikku kokku puutudes soome-ugri väikerahvaste kultuuridega. Paraku teadaolevalt siis suur osa neist on Venemaal, piir on kinni ja meie parimad koostööpartnerid on siin samas Eestis, võib-olla need inimesed, kes on Tartu Ülikoolis õppinud ja siis jäänud siia kas ülikooli juurde või mõnesse muusse asutusse tutvustama siis oma kultuuri, jätkamas teadustööd, enamasti siis rahvakultuuri, muusika või keele erialal. Ja meie võrgustikes on palju ka loodususundi inimesi, et huvitaval kombel siis need sellised traditsioonilised rahvad ja loodususundid ja siis sellised uusvaimsed liikumised kuidagipidi on, neil on mingisugune kokkupuutepunkt. Ka meie juhatuses, kui ma hakkasin mõtlema, on siis loodusturismi inimene Aivar Ruukel Soomaalt, võib-olla olete kursis tema tegevustega. Ja samas ka meie üks töötajaid on Soome maausuliste juht, Taivan Naula juht Patrik Oruur, kes siis teeb meile küll tõlkeid, aga et selline nagu üks koostööliin on ka siis Soome maausulistega ja me jagame praegu oma kontorit ka siis Eesti maausulistega, kes siis aeg-ajalt seal kogunevad, et selline kokkupuude natukene sellise rohelise maailmaga. Ja miks siin on siis selline slaid, hõimupäevad, hõimukuu on teatavasti oktoober. See on natukene võib-olla jäänud unarusse, olles kunagi olnud pea 100 aastat tagasi päris suur traditsioon 30ndatel hõimu liikumine, ennekõike siis Soome, Ungari ja Eesti selline rahvusliikumine. Hõimupäev on 18. oktoober, ka sel aastal tegelikult on ta ka lipupäev ja meie tähistame siis sel aastal hõimukuud ennekõike Narva sündmustega, kuna Narva on siis soome-ugri kultuuripealinn sel aastal. Ja seetõttu on ka meie loosung on Ida-Viru meie Ingerimaa ehk tutvustame siis ennekõike Ida-Virumaa kunagi olnud kultuure, millest on siis jäljed nii füüsilises maailmas kui vaimses maailmas. Võib-olla rohkem ingeri päritolu inimesi, kui pealtnäha paistabki, suures osas täna venekeelsed. Ka vadja päritolu, vepsa päritolu inimesi on seal kandis ja loomulikult need kultuurijäljed siis seal maastikes ja ka siis Narva kandis. Ja muidugi toimuvad sündmused ka Tallinnas, toome siia ühe saami artisti Georg Puljo duo ja samuti toome veel ühe Soome väga toreda tüdrukute bändi Mauste tüdröd, kes on tuttav Agi Kaurismägi filmist Langenud lehed, et kes on sellised Soome uuema kultuuri huvilised, siis
siis 24-25 Tartus ja Tallinnas on ka siis meie poolt toodud maustetüdröd võimalik tulla kontserdile. Aga aitäh selle võimaluse eest ja meie väike lett koos trükistega on seal eesruumis. Suur aitäh, palun järgmisena lavale Biosonic. Ja aplaus julgustades. Tere päevast, mina olen Marita, mina esindan kaubamärki FLS Bio. Et meie tooted siis on innovaatilised, geniaalsed, ainulaadsed, sest et need on 10 korda kontsentreeritumad, riiete pesukeelid siis. Et kulub ainult mikrodoos, mis tähendab seda, et ei ole selliseid suuri potsikuid 3 ega 1,5 liitriseid, sest 300 milliliitrisest pudelist jätkub siis sama palju kui 3 liitrit tavapärast pesukeeli. Sest me ütleme, meil on nagu lähevad mikrodoosid, me ei ole tahtnud müüa ega tarnida vett, kasvatada pakendimägesid ja oleme mõelnud, et saab nagu teisiti, saab roheliselt, saab paremini ja tulime selliste toodetega siis turule. Need on lõhnatud pesukeelid, need on bio, need on organic, öko ei saa ennem öelda, kui meil ametlik ökoleibel on väljastatud, see on praegu taotlemisel, siis ütleme, sest mis ma veel räägin, see 300 milliliitrite pumbaga pudel, sellest jätkub siis 300 kilogrammi pesude pesemiseks. Ja nendel pesukeeldel on veel selline ainulaadne tehnoloogia, et nad pesutsükli käigus on võimelised eemaldama ebameeldivaid lõhnasid. Et kui on näiteks niisked saunarätikud või spordiriided, millel on ebameeldivad lõhnad juures, mida ei saa mitte millegi muuga eemaldada, siis nendes pesukeeldega saab teha lõhna eemaldus pesu 3-kordsete doosidega. Siis oleme mõelnud ka sellele, et sellised bio- ja rohelised tooted ei oleks hinnatundlikele inimestele kättesaamatud, siis neid kulub väga vähe ja nende pesukorra hind tuleb Eesti üks soodsamaid. Et ütleme, et siis jõuaks nii-öelda see roheline toode massidesse. Aitäh! Aitäh ja järgmisena kutsun siia Metsik tasakaal ehk Lääne naised esimese esineja Marge Sassi ja aplaus. Teie tulete kõik palun, jah? Või te olete koos laval? Kõik korraga koos laval, nii et veel üks tugev aplaus annan siit. Teate seda Eesti vanasõna? Kõik tüdrukud on head. Ei tea küll, kus need õelad naised siis tulevad. Igal juhul mitte Läänemaalt. Et me kutsume teid nüüd mängima, et tõestada seda, et Läänemaalt tuleb metsik tasakaal. Mängu lõpuks peaks olema selge või väike arusaam asjadest, et mismoodi me selle tasakaalu saavutame. Ja kui keegi tahab midagi lisa küsida, siis ootame teid juba messiboksis. Nii, võtame istet. Enne just, et me ei tulnud siia tühjade kätega, et meil on lausa 3 kingitust ja ega elus ju midagi niisama kätte ei tule. Et paneme teid mängima ja seeläbi natukene ka ajusid ragistama. Ja selle mängu eelduseks on see, et meil on siin mõned tiimikesed, et need, kes on huvitatud auhindadest, üks auhind siin lausa 500 € väärtuses, teisi veel, et on põhjust pingutada. Et vaadake võib-olla paar sellist agaramat, usinamat, erksamat inimest endale kõrvale ja kohe tekib võimalus siis teadmisi testida. Nii, et vaadake ringi juba, sest meil mäng läheb hoogsalt käima ja siis enam pikka pidu ei ole, et siis peab hakkama juba pingutama. Nii, ja loodan, et kõik näevad siia ekraanile, et vaata seda. Nii, ja mängu loogika siis super lihtne. Meil on 4 kategooriat, kunksmoor, kirjaoskus, ürgjõud ja taluteraapia.
ja kes parasjagu tunneb, et tahab auhinna nimel võistelda, siis tõstabki käe, valib siit ühe kategooria ja siis vaatab, mis juhtuma hakkab. Et on valikvastused ka, nii et väga keeruline ei tohiks olla. Ja läbi nende vastuste tulevad meie äriideed ilmsiks, avalduvad siin ja saate täpsemalt teada, mida me endast kujutame ja ühine joon on meil täitsa tugev, aga erisused ka. Niisiis, kus on see esimene ergas käsi? Palun väga, tehke oma valik. Ja valikuid teeme kiiresti, siis meil jääb rohkem aega arutelu. Kunksmoor 100. Nii. Testisiku Juhan Puhkaja peal katsetati uneteed, mis kirjade järgi pidi võimaldama kenasti hommikuni magada. Milline oli Juhani tagasiside pärast seda, kui ta seda teed joonud oli? Nii, kas panen kohe valiku või? Et siis on vähe lihtsam. Kas saad ise neid äkki? Esimene variant siis tee toimis, oli mõnus öö, ärkasin alles hommikul kell 10. Teine variant, tee ei toiminud, WC-st tuli käia 1 korra ja kolmas variant, WC-st tuli käia 5 korda, nüüd tean, mis tunne on olla kast. Teie valik, palun. Mitte kast, vaid kastekann on tegelikult. Selge. Mille te valite? Number 3. Nii, Ingridikom. Väga tore. Alustava ettevõtjana ei ole testisikuid niimoodi väga kaugelt võimalik väga palju saada, siis katsetad ikka asju oma pereliikmete peal. Ja nii läkski, et need teed läksid natuke sassi ja minu elukaaslane suutis öö jooksul 5 korda WC-s käia ja oli hommikul väga kuri ja ütles, et tema rohkem ei testi. Ja sellepärast ma täna müün seal ainult puhtaid teid, et tahate testida, segage ise. Aitäh Ingridile. Kus on järgmine käsi, kes valib järgmise küsimuse? Paka, palun. Ürgjõud 100. Nii. Kuidas ometi on see võimalik, et hobused mõistavad meid paremini kui meie ise? Ja täitsa ilma naljata küsimus. Kohe tulevad. Kas põhjus on see, et evolutsiooni käigus on nad sellise oskuse omandanud? Kas see on nende ellujäämisinstinkt või on see lihtsalt nende piiritu empaatia? Ja kuskil ei ole öeldud, et nipiga küsimused ei oleks lubatud. Nemad saavad esimesena vastata, jah. Just, väga tore loogiline järeldus, et evolutsioonist saab, ellujäämisinstinktist saab empaatia. Väga õige ja see omakorda tegelikult on evolutsiooni käigus 3 miljoni aasta jooksul nii arenenud, kui näeb hobusekari lõvi lähenemas, ei hakka nad jooksma, enne kui nad ei ole veendunud, et tegemist on näljase lõviga. Nad tajuvad selle lihtsalt, meie jaoks siis õhust ära. Väga tore, te olete siis tiim Noora ja te saite ka just oma 100 punkti. Palju õnne! Nii, järgmine valik. Jah, teie käsi. Kirjaoskus 500, milline panus? Nii, väga hea. Mis on ühist Achilleuse kannal ja 8 kannal? Ja minu jaoks on ka nagu ühisosa, aga erinevus, et kui Achilleuse kand oli kõige nõrgem koht, siis 8 kand on Eesti pärimuse kõige võimsam sümbol. Ja see esimene vastus oli ka natukene õige, et meil kõigil see on. Ehk siis meil on selline õrn koht, meie seos vanaema ja meie päritolu kihelkonnaga ja igal kihelkonnal on 8 kand. Ja need kõik ajastuvad minu tootes. Mitte kõik, natukene. Aitäh. Jah, teie käsi. Te olete ühes tiimis? Super, väga hea. Mis teie valik on?
Taluteraapia 100, väga hea küsimus. Mis on paalipesa taluversioon spaast ja siin tahaks kindlasti variante saada. Metsakümblus ja puu all pikutamine, külm dušš ja kiire massaaž, mullivann ja prosecco. Kuidas teistele tundub? Kätemeri, jah? Paalipesa ehk et siis minu talu. Tõepoolest, mis see küsimus oli? Pakub spa teenuseid, aga no mis spa teenuseid sa pakud, kui sul ei ole voolavat vett, ei ole sauna, ei ole WC-d. Ehk et pakume siis puu all pikutamise võimalust. Nii, ja nüüd mina pean tunnistama, et kuna ma ei osanud sellist populaarsust oodata, siis ma alguses valisin ära, et meil on 3 tiimi, et te saate lihtsalt ise meeles pidada praegu, et te teenisite auga selle 500 punkti välja. Nii, ja järgmine küsimus. Võit on võimalik kindlustada siis, kui need samad edukad jätkavad. Väga palun. Nii, saab Heili jälle kommenteerida. Milline vabaõhutegevus aitab nii maailma päästa kui ka kaloreid põletada? Joogatund metsas, palkide vahetamine, kivide veeretamine, tantsimine heinamaal. Kõik ikka selle sama paali taluga seotud. Keegi nutikas taipas ära, et võib-olla pildi pealt leiab vihje. Te vastasite õigesti, tõesti. Palkide vahetamine ja kivide veeretamine on selline fitness tegevus, mida siis paalitalus katsetada saab. Lisaks sellele saab katsetada ka muid erinevaid talutegevusi, muuhulgas heinamaal tantsimist ja joogatundi metsast ka. Mis teile tiimi nimi oli? Noora, ja siit tuleb 300 punkti. Teised saavad kõik mõelda. Nii. Selge, aitäh, Olivia. Nii. Kes on järgmine julge vapper? Nii, palun. Ürgejõud 500. Kellele on hobucoaching vastu näidustatud? Kindlasti mitte. Ilmeksimatutele, neile, kes enda emotsioone alla suruvad, hobust kartvatele isikutele. Ei kuule. Jah. Ilus põhjalik analüüs esimesest reast, esimeses reas üldjuhul need oivikud istuvad, et ilmeksimatud tõepoolest need, kes ise ei tunnista, et nad midagi valesti teeksid, siis kui nad ikkagi avatult ise ei räägi enda tunnetest, mõtetest, vajadustest, siis kahjuks isegi hobune ei saa aidata. Nii, ja teie tiimi nimi oli Miia ja praegu tuleb veel 500, 1, 2, 3, 4, 5. Nii. Ja, teie kord palun. Taluteraapia 500 läheb rebimiseks. Mida sisaldab all-inclusive, kõik hinnas pakett selles samas suurepärases talus, millest Heili juba rääkis? Piknikukorv ja talutoimetused koos linnulauluga või hommikusöök voodisse ja Netflix, C, 3 korda päevas kohalik toit ja tasuta trimmerdamine. Teie valik palun. Kõik hinnas pakett. A. Piknikukorv ja talutoimetused ja linnulaul. See on õige vastus, suurepärane. Tõepoolest, jällegi vihje on pildi peal samamoodi näha, et kuna meil ei ole ei vett ega kemmergut, õigemini kemmerg on õues muidugi maja nurga taga, aga meil ei ole
paikneme küll Eestimaa aasta küla 2025 ehk Saunja küla, osa 15 külast, kes sai sellel aastal aastaküla tiitli. Nii et seda te peate kindlasti vaatama tulema, kuidas Saunjas tehakse midagi teisiti kui mujal Eestis. Ja nagu need näited siin täna siis teile näha on, siis me teeme seal midagi teisiti, ehk et me müüme midagi sellist, mida teised ei müü. Vahekokkuvõte näitab seda, et kõik on veel võimalik, sest me oleme täpselt poole mängu peal ja tõstis käe tiim Noora. Ja teie küsimus? Kunksmoor 500. Nii, mis on 2025. aasta parim jõulukink? Loomulikult on valikud ka. Nii, olge lahked. Suur ilus odav king Teemust. 2 ise tehtud, hästi tehtud või valik nõvataimeteed saab kohe täna kaasa osta messiboksist. Anname pooled punktid. Ma tahan, et messiboksi tuled. Kui küsija otsustas ja mina saan, kuna need punktid nii hästi siin selles süsteemis hästi ei poolitu, siis ma kingin teile omalt poolt 50 punkti. Nii, ja te olite tiim Olivia, Noora, nii et tuleb siit siis 300, 2, 3. Nii, Kätemeri, jah. Kirjaoskus 300. Mis sinuga juhtub, kui asendad iga päev 1 tunni scrollimist 30 minuti käsitööga? Valikud on põnevad. Esimene variant on see, et hakkab igav. Teine variant, tuba täitub niidijuppidega. Ja 3. variant, 20 aasta pärast hakkab igav, sest kunagised sõbrad veedavad nüüd aega Herr Alzheimeri seltsis. Tegelikult see teine on ka väga tõenäoline. Just, et seda Ma tahan täpsustada, et tegelikult on Piret nii tubli, et ta mõõdab juba niidid välja, et sul ei teki seda jama siin õue. osaliselt õige vastus. Et jah, käeline tegevus treenib aju ja sellega siis hoiadki Herr Alzheimeri eemal. Ja Alzheimer on arenenud riikides üks kulukamaid haigusi, muide. Nii et hoidke oma aju. Ma ei ole Jaan Aru, aga ma olen seda kogenud. Mitte veel Alzheimer. Ega me seda ei tea vist ise kunagi. Aga Oliviale Noorale annaks valikut, sest te olete mängus, eks ju. Või selles suhtes, et praegu on siin... aga meil oli üks tiim, kel olid virtuaalsed punktid ju ka veel. Aga teie käsi vist oli esimene, mulle tundub. Jah. Väga hea. Kunksmoor 300. Nii. Meie küla Maali on ravimtaimi korjanud 50 aastat. Kui palju mustikalehti suudab Maali korjata 1 tunni jooksul? Kes on proovinud, võib käega märku anda ja ei tohi vastata. Esimene vastus on siis 100 grammi tunniga, teine vastus on mitu korda rohkem ehk 400 grammi ja 3. vastus on lausa kilo toormaterjali, mis see on märkkaal, mis kuivab olematuks, kui keegi ise tahab metsa minna. Ja ma võin anda väikse vihje ka, et Maali on täna meie hulgas. Olen. Käsitsi. Mina korjan oma ravimtaimi käsitsi. Märkkaal. Lehed, aga lehed võivad olla, vaata kui lehed tulevad mustika külges, need on hästi sellised pehmekesed, et natuke tuleb neid juurde.
õige vastus on kilo ja see on mul välja testitud. Mul oli võimalik kasutada 20 noort lõunaeurooplast, kellele ma seletasin ära, miks me seda Eestis teeme, mida me korjame. Ja üks oli nii tubli, et nokkis ükshaaval. Ma käisin talle 2 korda tunni jooksul näitamas, kuidas seda tehakse. Ta jäi endale kindlaks, sest muidu võivad õied, mustikaõied haiget saada. Aga pooled punktid annaks või? Ja, isegi ei jää 400 alles, jah. 25% jääb alles. Ei, sina. Palju te punkte tahate? No tegelikult ju sisuliselt oli ikkagi vale vastusega tegemist, et punktid läksid kaalumisele siis, kui oli küsimus selles, et kas oli üks õige vastus või 2, aga antud oli ikkagi anti vale vastus. Ja teie käsi oli pikalt püsti. Kes ratsutab hobu coachingu ajal? Ja variandid, mitte keegi, hobune, coach, kõik osalejad, ehk siis hobune, coach ja klient. Nende käsi, need, kes küsimuse küsisid, need vastavad ka. Jah. Ma saan aru, et palju on kaalul, aga siiski ootame vastust või anname teistele edasi valiku võimaluse. Jah, see on tõesti kõige raskem küsimus, sellepärast, et see on üks enim levinud müüte, et hobu coachingu ajal ratsutatakse. Me vaevu puudutame hobust, kui üldse. Et ratsutamise ja hobu coachingu seos on 0. Seos on ainult see, et hobune viibib seal alal ka. Ja hobuse roll on väga oluline, aga ratsutamist ei toimu, mis tõttu see tegevus on ka väga jätkusuutlik, seetõttu, et me saame kasutada ka pensionile jäänud haigeid, hobuseid, neid, kes enam ei ratsuta või tervise põhjustel ei tohi üldse aktiivselt liikuda. Et seetõttu jah, paraku siit ka punkte ei tule. Ja viimane küsimus on jäänud, kes tahab vastata? Teie tahate vastata, nii palun väga. Kuidas aeglustada aega ja treenida samaaegselt aju? Panen siis video, jah? No, jah. Oi, kui äge see on. Pean vaadake nüüd siia. Nii jutt. Just. Et meie näpud saavad ajust alguse umbes, nagu osadel inimestel lähevad jalad algavad lõua alt, on ju. Meil kõikidel algavad käed ajust. Ja siis käsitöö kaudu me saame treenida oma aju. Ja käsitöö on suurepärane võimalus võtta aeg maha, olla hästi aeglane. Tekkida üks rida niidikut ja võtta aega ja anda endale plusspunktid, kui sa oled suutnud järgmise rea teha 10 sekundit aeglasemalt. Aitäh, nüüd vaatame, kelle punktid võimaldavad siis võitu. Väga põnev, väga põnev, väga põnev. Ja võitjaks on tiim Miia, palju õnne. Nii, saate tulla siia. Nii, ma tulen ise teie. Väga hea, et nad nii lähedal on. Palju õnne. Kingituseks siis 500 € väärtuses tiimi coachingu voucher. Me saame oma seal boksis siis seda edasi arutada, aga teised me peaks nüüd muide kuidagi siia tagasi saama, see on küll päris põnev. Kes mäletab oma punkte, et igatahes see, kuidas me teeme teistega ja kuna aktiivseid tiime oli 4, võib-olla mõtleme mingi uue auhinna veel välja. Siin oli 3 tiimi, aga üks tiim sai eraldi sellelt ja oli, et tulge lihtsalt meie boksi ja teie ülejäänud kingitused ootavad seal ja usun, et olete veendunud, et elu Läänemaal on metsik, meeletu ja me kõik püüdleme tasakaalu poole. Nii et aitäh teile! Suur aitäh, see oli küll väga-väga lahe ja kõik
need samad asjad, mis me sinna pitch ime ka, leiame sealt meie turualalt ka. Ja palun järgmisena pitch ima Salon Grosita Margit. Teeme aplausi. Tere, mina olen Margit. Olen väikeettevõtja ja olnud seda juba 30 aastat. Ja minu tegevusvaldkonnad on siis iluteenindus ja looduskosmeetika valmistamine, müümine. Ja täna olen siin just oma värskeima tegutsemisega, milleks on siis Eesti esimene looduslik profisari iluteenindajatele. Selle nimi on La Crème Professional ja milleks oli vaja seda sarja, et niigi on palju sarju ja eriti looduskosmeetikat tehakse palju, siis mina kosmeetikuna tundsin hästi puudust oma töös just, et tahaks rohkem kasutada sellist looduslikku varianti. Et üks asi on see, mis sa klientidele peale määrid, teine asi ka, et me ise puutume päevad läbi kokku ju nende toodetega, läbi oma käte, läbi sisse hingamise ja selliseid puhtaid loodussarju just profidele on tegelikult turul üldse väga vähe. Ja kui midagi tunned, et on puudu, siis tuleb ise teha. Ja sain appi omale ka Tallinna Ülikooli teadlased ja koos me selle sarja siis lõime. Ja täna on ka tegelikult selle sarja 1-aastane sünnipäev, sest aasta tagasi, täpselt 4. oktoobril, Loodusmuuseumis oligi selle sarja esmaesitlus. Ja kui on juba Eesti loodussari, siis minu jaoks oli ka hästi tähtis, et seal sees oleks hästi palju Eesti loodust. Ja nii saigi sinna küll tšaagat, küll kasetõrva, küll kuusevaiku, küll Saaremaalt pärit vetikaid ja palju muud sellist head paremat. Ja otsin koostööd eelkõige just iluteenindajatega, kellel on ka sellised looduslikuma suunaga ilukabinetid, ilusalongid, spaad, majutusasutused, et kõik võivad julgelt minu poole pöörduda ja olen hästi tänulik, kui te jagate ka seda infot, et selline sari on Eestis olemas. Täna siin mul on kaasas küll selle sarja klienditooted, et mida saate tulla tutvuma, nuusutama, katsuma, kaasa ostma. Ja kõik need tooted on sellises üsna kallis Miron klaaspakendis, aga samas, et minu jaoks oli ka hästi tähtis see taaskasutamise moment ja võingi öelda, et see on väga hästi toiminud, sest et kui ma aasta tagasi umbes neid pakendid ostsin, siis ma ei ole pidanud uusi rohkem juurde ostma, et kõik kliendid on ilusti kogu aeg neid järjest tagasi toonud, nii et see ringlus väga hästi toimib. Ja minu kontaktid leiab kõige parem on võib-olla jätta nimi La Crème meelde, et selle otsingusõnaga tulevad need kontaktid välja. Aga lõpetuseks ma tahaksin veel jagada ühte toredat kursust, kuhu mind selle sarjaga on kutsutud ja millest ka Kaia Kaire juba rääkis. Nimelt Heaolu ja põliste tarkuste koolis novembris algabki selline ökokosmeetika koolitus, mis ühendab siis seda looduskosmeetika valmistamist ja iluteenuste pakkumist. Ja minu osa on seal siis just selle sarjaga klassikalise näohoolduse õpetamine. Nii et kõik loodushuvilised on, looduskosmeetika huvilised on väga teretulnud ja rohkem infot saate kas Kaia Kaire käest või minu käest, nii et suur tänu tähelepanu eest.
aitäh ja järgmisena palun pitchima Mona Verdi. Aplaus. Tere, aitäh, et mind lubasite lavale. Minu nimi on Pille Kannisto, et kuna tuli panna kirja firma nimi, siis ma panin firma nime, aga tegelikult see firma ei ole nagu mingi tuntud lugu. Aga kes ma olen ja miks ma siin olen? Minu taust on see, et ma olen olnud palju aastaid, töötasin terapeudina ja inimestega, ma tegin bioresonantsteraapiaid, igasuguseid muid põnevaid ja alternatiivseid tegevusi. Ja mis on minu nagu eluaegne probleem olnud see, et ma olen alati hõllinud nagu mingites teistes sfäärides. Ma olen vaadanud unenägusid, ma jään unelema tihti ja ma mediteerin igal võimalusel ja lähen nagu väiksele rännakule. Ja elu viis siis mind selle sama teemaga kuskile, kuhu ma ei oodanud. Et ma olen alati kirjutanud üles mingisuguseid mõtteid ja väikseid lookesi teinud. Ja siis umbes, ma ei tea, vist oli see 5 aastat tagasi, kui juhtus mul mingi jalateema, nii et ma istusin 7 nädalat toas, ma ei pääsenud mitte kuskile välja. Ja siis ma katsetasin kirjutamist ja kirjutamine hakkas mulle nii meeldima ja ta oli väga lõbus ja viis mu tähelepanu minu isiklikult selliselt draamalt kõrvale. Ja selle tulemusena valmiski minu esimene raamat, mille kohta kirjastaja ütles, et vau, selliseid raamatuid võiks lausa iga päev tulla. Ja mis on minu jaoks nagu oluline kirjutamise juures, Britaga juhtub minu esimene raamat, et minu jaoks kirjutamise juures või raamatute juures on hästi tähtis see, et me ei vähendaks last, et miks ma olengi siin rohelise selles nagu teemas nagu väga hingega sees, et esiteks ma olen täiega puude inimene ja armastan puid ja loodust südamest aga teine asi on see, et mul on endal 3 last ja ma ise mäletan oma lapsepõlve hästi selgelt ja ma võin öelda, et tänapäeva lasteraamatud tihti nagu vaatavad last nagu mingisugust ninnu-nännu objekti, kellele me nagu kõik muudame kõik talle selliseks pudruks ja siis ta kasvabki sellises teadmatuses nagu, mis nagu üldse elu on või et lasteraamatutes lastel näiteks nagu puuduvad tunded või mõtted, vaid nad on lihtsalt mingid kirjeldused mingitest sündmustest. Ja mina näiteks ei suuda neid lugeda, ma ütleks, et mingi Vennad Lõvi südamed koos oma draamaga on palju põnevam ja kõnetab sind ja paneb su nagu kaasa elama. Ja niisiis selle Brita raamatut ma tõesti julgen teile kõigile soovitada. See on selline umbes 7, 8, 9 aastastele lastele. Võite lapsega koos lugeda ja siin on sellised teemad, mis on nii naljakad kui ka tõsisemad. Et siin on lugu näiteks sellest, kuidas Brita ütleb õue peal lastele, et ta tahab omale kassi. Ema lubas ja talle tuuakse mingi õudne metsistunud kõuts koju loomulikult ja sealt saab alguse suur selline action. Aga teine asi on näiteks see, et ta ütleb ka seda, et ema lubab minna rattaga suurele teele sõitma. No ja siis võtab ühe sõbra ratta ja muidugi ema seda ei lubanud tegelikult. Aga on ka lood petmisest ja on lood äraostmisest ja on lood, aga need on kõik hästi sellised humoorikad ja lõbusad. Ja on ka need tõsisemad teemad toodud sisse näiteks, et kui lapsel suri vanaisa ära, aga tema eest seda varjati, nii et ta ei saanud aru, kus ta vanaisa on ja miks teda ei ole. Ja siis kõik see arutlus, et mis siis ikkagi saab, et näiteks hamster näiteks suri ära ja sündis uuesti, arutavad lapsed, sest et järgmine päev oli samasugune hamster tagasi puuris. Ja siis, et keegi arvab, et nad muutuvad lilledeks, et on igasuguseid teooriaid, nagu, et aga kuhu siis vanaisa läks. Et see on selline hästi nagu natuke suuremas kirjas, hästi mõnus lapsega koos lugeda. Ja illustratsioonid on teinud muide Anni Mäger, kes on siis meie limpa joonistanud ja kõik teavad limpat. Vaatan, kas ma leian teile mõne ägeda pildi. Ka, no näiteks siin on juhtum, kus Brita viib koju ämbliku ja otsustab, et seda võiks siis tikudoosis pidada. Suurem osa neid sündmuseid põhinevad minu oma lapsepõlvel ja selle tõttu, kes on elanud kunagigi kortermajas ja teab seda elu, siis ta teab, et see isegi emad loevad seda suure mõnuga ja vanaemad ütlevad, kõik on nii tuttav ja kõik on nii lõbus. Ja tutvustan ka oma teist raamatut, see on Rendikass ja see on natuke suuremale lapsele, peategelane on 11-aastane Marta. Ja siin ka pean ütlema, et illustratsioonid on teinud Heiki Ernits, kelle suur fänn ma olen. Eesti kõige paremad illustratsioonid minu meelest tulevad temalt. Või noh, eks tegijaid teisi on ka väga-väga häid, aga mina väga fännan just seda detailsust. Ja siin on lugu rahast. See on tegelikult lugu rahast ja sõprusest ja tegelikult ka natukene esimestest soojadest tunnestest poistega. Et Marta leiab, et ta telefon on nagu katkine ja kole ja tal oleks inimesi raha vaja. Ja ootamatult nagu elus meil juhtuvad asjad ja kõiksus nagu toob, tal tõigi selle raha.
aga elukergejõud on sellised, et noh, selline, alati meil on mingi selline suslik sõbranna ja see sokutab tal hoopis kassipoja. Aga kassipoeg viib jälle omakorda selleni, et ta tutvub ühe ägeda poisiga. Ja siis see poiss ütleb, noh, poiss on jõukast perest ja ütleb, et noh, et kuule, aga meie pere läheb sügisel Vahemere äärde, et kuule, et äkki tuled ka kaasa. Ja siis muidugi selgub, et tal ei ole raha. Tema pere ei ole nii rikas. Ja tal tuleb õudselt hea mõte, et võiks hakata kassi välja rentima, sest muid asju renditakse ka välja. Ja kellele siis ikka, kui mitte oma maja rahvale. Ja sellest saab muidugi alguse tohutult palju põnevaid sündmuseid. Ta mõtleb välja igast põnevad asjad, mismoodi mõjutada inimesi, kuidas nad võiksid selle kassi võtta. Aga tihtipeale juhtub ka palju häpardusi, aga see kogu lugu on hästi mõtlema panev, et mis on siis tähtis siin elus, et kas raha või inimesed või suhted või ausus, et selline ja hästi lustakas on ja ma ütleksin selline mitmekihiline raamat, et ka täiskasvanul on seda toreda lugeda. Ja ma pean tunnistama, ma panin siia sisse ka ühe oma väikese sellise mõtte, mida ma alati olen mõelnud, kui kunagi kandideerisin kuskile tööle ja mina koeraallergikuna, kes ma muidugi loomi hullult armastan, avastasin, et kontoris on kontorikoer ja hästi nunnu ja ma jätsin kandideerimata ja siin on lugu ka sellest, kuidas ülemus võtab iga päev oma koera tööle kaasa ja mida siis tegelikult kohalikud siis sellest arvavad. Aga ühesõnaga, nüüd veel lõpetuseks tahan öelda, et mul ilmumas on veel raamatuid, on tulemas üks raamat teemal unenägudes seiklemine. Ja loodetavasti juba sellel aastal ja väga soovitan ja sobib nii täiskasvanutele kui lastele, sest seal on selline asi, mida ma oleks ise tahtnud lapsena teada, et kuidas me ise tegelikult juhime oma elu, aga me ei tule nagu selle peale, et iga hetk ma saan ise teha oma valikud. Ja siis on tulemas veel mõnevaid raamatuid, mis on juba väga metsa ja rohelise keskselt nagu kirjutatud ja loodan, et ilmuvad millalgi. Ja mis ma tahan öelda on see, et vaadake, meie siin parandame maailma. Aga lapsed, nemad alles loovad. Nii et see on minu nagu lõppsõna, et andke lastele häid asja lugeda, sest meie praegu üritame parandada seda, mis on nagu tuksi keeratud. Aga nemad on loojad ja teeme nii, et nemad looksid midagi head. Ja anname neile häid lugemisi, häid mõtteid ja rõõmsat olemist. Aitäh! Suur aitäh! Meil on ees veel 2 pitchimist ja järgmisena palun siia heaolulaagrit Helen Anijärg. Jalg ja. Tere, kuidas teil läheb? Mina olen Helen Anijalg ja ma uuest aastast olen Sihtasutus Rohetiiger tegevjuht, aga alates jaanuarist. Aga täna tutvustan teile ühte oma teist projekti, milleks on heaolulaagrid. Seda sõna heaolu me juba täna kuulsime, aga me kuulsime pigem planeedi heaolu, kuidas me hoolime. Me anname energiat, me anname oma perele energiat, lastele, keskkonnale, heaolule, mida me kogu aeg teeme. Me hoolime ja hoolimine tegelikult me anname, see on nagu see caregiver. Ja miks inimesed inglise keeles soovitavad, et take care? Ja mina Nele Tasane, Nelet ma tunnen juba üle 20 aasta, lõime sellise kontseptsiooni, kus inimesed kas ühe nädala jooksul või on neil ainult selleks nädalavahetus, pühendavad selle enda heaolule, aga õpivad ka selle nädalavahetuse või pika nädala jooksul uusi teadmise, kuidas enda heaolu tõsta. Aga tõsta niimoodi, et ma ütlen 2 formaati, mida me kõige rohkem korraldame, on siis Pühajärvel heaolulaagrid, kus päike tuleb või elekter tuleb päikesest, vesi tuleb kaevust, kus me oleme metsa keskel, kus me päriselt oleme looduses, me matkame. Teine heaolulaager on nüüd natuke patuga pooleks, kus me kasutame lennukit. Sellepärast, et 12 kuud aastas meil ei ole alati seda soojust, aga mõnikord naise keha vajab soojust lõdvestumiseks. Head toitu, mis on kasvanud, kus apelsin tuleb Kreekast, sealsamast hoovist tuleb see oliiviõli ja me viime naised Kreekasse. Ka siin saalis on praegu üks naine, kes tuleb üle homme minuga Kreekasse ja siin saalis on üks naine, kes tuleb kevadel Kreekasse. Ja mul on 12 voucherit, need on kutsed personaalsed, kes tunneb huvi, siis te täna saate sellise väikse kingituse kaasa, kes tuleb seda küsima, nii et 14 kuni 22 aprill paneme uut Kreeka gruppi kokku, sest oktoobri grupp on meil juba täis, sinna rohkem ei mahu juurde. Need grupid on hästi väikesed, 10 kuni 12 inimest, aga miks see ongi selleks, eelkõige meil on naised, kuigi mehed on ka teretulnud, aga tulevad naised. Ja miks on vaja sellist, et keegi hoiab sulle ruumi, keegi loob selle koha ja aja,
sellepärast et alati, kui meie ise vajame puhkust, meil ei ole seda reisikaaslast. Ja kui te lähete sel hetkel näiteks reisile oma lastega, 3 lapsega, mehega, kas see päriselt on puhkus? Kas te päriselt kogute energiat ja tulete tagasi, te olete laetud? Mina ei ole 3 lapse emaga, perereisid on pigem, et ma tulen tagasi ja ma vajan puhkust. Ja tänu sellele tegelikult aastate jooksul ma käisin üksi reisimas ja siis ma mõtlesin, et aga üksi, nii igav on üksi süüa, esiteks õhtu pole turvaline üksi liikuda, aga kui ma olen naistega koos, meil on 10, me käime koos elektriratastega sõitmas, me matkame looduses, me teeme vestlusringe ja inimesed tunnevad, et nad on hoitud. Aga me ei nimeta neid retriitideks, vaid need on heaolulaagrid, kus me nelega jagame seda heaolu valemit, mida meie vanuses 40+, 50+ naised oleme enda jaoks leidnud, jagame seda hea meelega teistega ja me õpime selle heaolu valem, igaühe jaoks on see valem erinev, aga igaüks õpib midagi uut. Ja parim tagasiside on see, et kui ma ka LinkedInis jagasin järjekordset üleskutset laagrisse, üks naine kirjutas, et tead, Helen, ma isegi pool aastat hiljem pärast su Pühärve laagrit tunnen seda mõju. Me õpime teineteiselt, kui me oleme koos, kas reedest pühapäeva õhtuni või siis nädal Kreekas, me õpime koos hästi palju, hoides kokku, hoolides looduses, hoides ka teineteist. Nii et alati võib-olla see on natuke küll patt selle lennukiga sinna sooja minna, aga pigem üks kvaliteetne puhkus, kus sa tuled tagasi suure energiaga kui 7 perereisi, kus sa oled pärast sama väsinud, kui sinna minnes ja seda planeerides. Nii et kes tunneb huvi, mul on sellised, minu presentatsioon on mul siin näpus, siis tulge pärast, küsige, annan teile seal personaalsed voucheri detailid, et saate liituda. Nii et aitäh selle võimaluse eest, et täna võisin tulevase rohetiigrina rääkida hoopis heaolulaagritest. Aitäh! Suur aitäh ja nüüd astub lavale Piret Pääsuke Pirelna ja aplaus palun. Tervist, minu nimi on Piret ja Pääsuke disainist. Mina räägin siis enda loo, et läbi iseenda, et mulle meeldib käsitöö, mulle meeldib luua ja siis ütleme, need ehted, mis mul siin nüüd on, täna kannan, ongi siis sellisest katki läinud taldrekutest, tassidest ja minu selline hüüdlause on siis defekt efektiks. Et siis katkistest tassidest ja taldrekutest annabki luua midagi sellist väga isikupärast, midagi väga erilist ja kui ei oska ise teha, siis võidki tulla nagu õpituppa ja saame koos luua. Samamoodi siis see defekt efektiks on mul see kleit, kus siis lihtsalt tulidki plekid peale ja mis ma siis teen, et siis leidsin pitsi ja tegingi siis sellised väiksed efektid siia peale. Ja täna siin on mul ka sellised voucherid, et kui sa ise ei oska teha, siis tule töötuppa, teeme seda koos ja loome midagi erilist, mis jääb siis sind eriliselt nagu näitama või eristuma. Mis siis veel? Ühesõnaga, olete kõik teretulnud ja ootan teid avalisüli. Aitäh! Ja sa oled siin metsi alla ka Piret väljas, eks ju, ja suur aitäh kõikidele pitchijatele.